Lugupeetavad Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse tänavusest kevadkonverentsist osavõtjad. See konverents on juba teist aastat järjest pühendatud Peking 4. naiste maailmakonverents ja selle edasised arengud, sest see naiste maailmakonverents sai juba eelmisel aastal 25-aastaseks ja meil on täna plaanis rääkida siis seostatult sellest perioodist, mis Pekingi järgselt on toimunud. Pekingis võeti vastu tegevusplatvorm 12 tegevussuunaga. Kas te oskate neid suundi nimetada? Pooled suunad me käsitlesime eelmisel aastal ära ja kuna eelmisel aastal selle pandeemia tõttu seal New Yorgis suurt kogunemist ja konverentsi ei toimunud ja kõik lükkus edasi sellesse aastasse, ka lõppdokumendi vastuvõtmine, siis me mõtlesime, et me tänavu tuletame siis teisi teemasid meelde, mis eelmisel aastal jäid käsitlemata. Nii, kas on mõni julge, kes mõne teema nimetab? No, näiteks naised ja vaesus. Täna õhtupoole räägib meile sellest Riina Kütt, aga juba tänapäeva võtmes. Siis naised ja haridus, seda me käsitlesime eelmisel aastal peamiselt, aga kõik meie konverentsid on alati seotud haridusega. Ja siis naised ja tervis, tänavu on aktuaalne muidugi vaimne tervis. Et ma loodan, et me saame ühendusega vaimse tervise staabi esindajatega. Muidugi naised ja relvastatud konfliktid ja meie Eesti praegu julgeolekunõukogus. Siis kõigist ÜRO asjadest räägivad Pille Kessler ja Helen Bean. Ja siis Mari-Liis Sepper räägib meile sel teemal naised ja otsustamisstruktuurid, aga juba ka tänapäeva võtmes. Samuti räägime me loomulikult ka inimõigustest ja siis ka veel mitmest muust teemast ja me seostame need kõik ka heaolu arengukavaga. Ja kõigepealt, kuna meil on küll palju neid inimesi, kes Naisuurimus- ja Teabekeskust teavad, tunnevad, me siiski teeksime väikese tutvustava, just Naisuurimus- ja Teabekeskust tutvustava sissejuhatuse ka. Nii, ma saan aru, et ma peaksin ise selle leidma siit. Vaatame, kas tuleb midagi. See oli ainult avamine. Ja siis... Ja, seda ilmselt teate te kõik, et me oleme vabaühendus, mittetulundusühing ja meie tegevus on päris mitmelaadiline ja laialdane, aga peamiselt me siis tegelemegi selle problemaatikaga, mis meil on siin ka kirjas ilusasti meie selle slaidi peal. Ja tõesti me tahame tegeleda siis inimõiguste, avaliku hüve ja demokraatia küsimustega.
ja oleme ka oma Enuti missiooni sedamoodi sõnastanud ja tõesti meie Enuti visiooniks on olnud juba pikka aega niisugune võrdõiguslikkusel baseeruv kodanikuühiskond ja me kõige rohkem tegeleme kodanikuühiskonna arendamisega selles valdkonnas. Me lõime kaasa hoolega ka eelmise heaolu arengukava kokkupanekul ja oleme seda jälginud. Oleme kaasa teinud väga palju erinevaid tegevusi ja suundi ja nüüd oleme hea meelega jälle kaasas ka selle uue arengukava koostamisel ja loodame, et tulevikus ka rakendamisel, aga sellest räägib meile täna asekantsler Rait Kuuse, veel paar slaidi näitan ennem seda, et me oleme neid Enuti konverentsi, nagu see tänane on, juba läbi viinud alates aastast 1999 ja tõepoolest need on kõik olnud ju koolitusliku või õpetussisuga ja siis me saame nagu käsitleda teemasid laiemalt ja suuremale rahvahulgale korraga. Aga vahepeal teeme me muid seminare ja ümarlaudu ning samamoodi me siis tegutseme oma 2 eestkoste võrgustikuga. Üks on sooteadlikud MTÜ-d ja teine on naisettevõtluse MTÜ-d. Ja nende väike võrgustik on meil ka kogu aeg tegev ja me oleme teinud hulga naisettevõtluse toetamise konverentse samamoodi. Need on meil nüüd viimastel aastatel olnud sügiseti ÜRO naisettevõtluse päeval või päev ennem või päev pärast, kui juhtub olema puhkepäev see päev parajasti. Ja siis me muidugi püüame võimalikult palju ka võrdõiguslikkuse süva laiendamist viia Eesti haridussüsteemi, ega me ei ole siin üksinda, aga meie ka ja vaatame ka samm-sammult nii palju, kui meil jõudu on Eesti naiste ajalugu. Tänagi on meil plaanis päeva lõpus väike matk Kadrioru kuulsamate naiste juurde. Need on küll eelmise sajandi naised ja neid pole meil nagu võtta, aga sinna me suundume tänapäeva lõpus. Me oleme hulga teinud ka ettepanekuid ja selle poliitika kujundamise osas, mõju hindamise osas ja nii edasi. Ja oleme ka endale välja töötanud tegevussuunad ja tänavu suvel me suvekoolis jätkame seda uute tegevussuundade kujundamist.